tänane päev võib öelda, et siin et on niisugune väga sümboolne, et pole enne juhtunud või tähendab, et me siin hommikul saime selle ehitusregistrist teate, et meil on ehitusluba väljastatud ja täna on ka viimane päev Paks Margareeta siis külastajatele lahti, nii et mõned asjad loksuvad paika. Mis on see kõige eredam hetk siit majast, mida sa mäletama jääd? Ilmselt üks eredamaid on Paksu Margareetasse tööle tulek, see oli 82. aastal ja alustasin täpselt sama koha pealt, kus ma praegu istun. Nii et siin selle asemel oli palm, seal istusid merendusosakonna juhataja Bruno Pau ja meie praegune direktor Urmas Treesen ja siis selleaegne direktor Ants Pärna käskis välja tõsta palmi, pali mulle siia laua ja siis tuli tööle merendusosakonna juhataja Bruno Pau, kes oli väga kuri, ütles, et palm on välja tõstetud ja mingi plika on asemele pandud. Hästi hea meel on, et Paks Margareeta saab uue sisemuse, mida ta on väga kaua oodanud. Külastusjuhid, kes ka siin on. Ma tean, et sa aastaid vedasid siin ühte toredat klubi, mille nimi oli Mereveteranide klubi. No sellel klubil oli väga mitu nime, minu ajal oli ta Meresõprade ring. See oli väga tore aeg, mina olin aastat 25 vana. Ma mõtlesin, et ma suren ära 50 vana inimese juurde, kes olid minust, ütleme, paarkümmend aastat vanemad. Ma olen maalt tulnud, mitte küll hobusega, aga umbes sama lollikene. Aga mis oli kihvt? Tead, kuidas nad oskasid rääkida oma elust ja kuidas nad oskasid pidutseda. No igal juhul Urmas Treesen, kes oli poisike, see tantsiti laua alla. Mis on sinu kõige eredam mälestus Meremuuseumist või siit Paksust Margareetast töötamise ajast? Ma arvan, et see on äkki üks väike poiss, kes tuli muuseumisse külla, siis külastaja ja see on hästi huvitav vaadata, kuidas külastajad tajuvad kõike erinevalt, et kui on klaaskastis eksponaat laevad, siis täiskasvanud vaatavad, et laev, kahju, et ma seda katsuda ei saa, aga tema mõtles siis välja oma sellise mängu, et ta oli justkui ise meremees nende 4. korruse laevade peal ja ma jälgisin seda, see kestis vähemalt pool tundi ja ta kaasas siin nagu oma ema, nii et see oli väga mänguline, et tore, et nagu muuseumi saab ka nõnda kasutada. Siin töötavad toredad inimesed. Hakkan igatsema. Eredaid hetki, tegelikult kui mõelda sellele võimalusele üldse, kus Meremuuseum asub, eks ole, sellises hoones, varauusaegne kindlustorn, siis ei ole ilmselt väga palju inimesi, kellel on töökoht sellises paigas. Nii et selles mõttes on ju natuke kahju, et enam need töökohad ei ole siin või nad kolivad siit varsti minema. Iseenesest üks suur etapp on läbi ja tuleb veel väga palju vaeva näha, et teine etapp saaks alata, aga loomulik protsess, midagi ei ole teha, nii et nagu alati on natuke kahju ja on väga huvitav, et mis edasi saab. Kui paljud minu kaastöötajad on rännanud eri korruseid pidi eri kabinettides, siis minul on õnnestunud istuda siin ühe koha peal peaaegu 26 aastat. Võtan kaasa selle maja erakordselt hea aura. Siis kõik need inimesed, paljud tulevad ju sinna uude staabihoonesse ja usutavasti ka teistega jätkub mõnusalt meeldiv koostöö. Nii et kõik selle võtan enda kaasa. Põnev on siin kogu aeg olnud, aga mis ma kaasa võtan? See mälestus, et siin majas on alati olnud väga toredad töökaaslased. See on kõige parem mälestus. See kaalub üles kõik. Ikkagi kurb tunne on. See maja on küll vana, väsinud, kulunud, aga ta on siiski nii omane ja nii armas. Kuidagi niimoodi vaikselt tuli see viimane päev, et 31. jaanuar on käes ja homsest enam külastajaid ei tule, et siis alles 1,5 aasta pärast.
ja kindlasti on väga kahju siit ära minna. Ehk isegi vaatamata sellele, et olen siin nii lühikest aega olnud, et sellel majal on selline oma iseloom või oma aura, et kahju on siit minna. Mul jääb seal puudu lennusadamast, terrassist, väga mõnus koht. Ja meie trepist, see on niisugune füüsiline koormus iga päev. Ma ei tea, mis me ilma selleta teeme seal lennusadamas. Mis tunne on sul täna selle maja ust lukku keerata? Ootusärev, sest taaskord tuleb see lahti keerata 2019 novembris. Mul ei olegi seda lahkumise tunnet, sellepärast et midagi on ju ees oodata ja see kõik on nii põnev. Üks nostalgiatunnet ei ole ja nostalgiatunnet ei ole eelkõige sellepärast, et Paks Margareeta renoveerimist olen ma niivõrd tükk aega ju päriselt oodanud ja see mõte oli veel isegi enne kui me läksime vesilennukite angaaride maile ja vesilennukid, nii et selles mõttes pigem on hää tunne, et miskit saab uudse peale alustatud.